No nii, tervitused Keri saarelt, mul ei ole õrna aimugi, kas siit midagi jõuab ka kuhugi. Heli peaks tulema siit telefonist, kui see kostab üle selle kajakate kisa. Ja ma teen väikese ülevaate sellest saarest. Ehk et kuidas see asi siin meil välja näeb ja millest ta koosneb. Ja kusagil siin on ka minu perekond, naine läks just last otsima, nii et vaatame, kas leiavad üles ja saavad ka oma sõna sekka öelda. Ilm on täna super ilus ja homme tuleb veel parem, nii et igati äge. Tulime siia nädalaks ajaks saarevahiks. Oleme siin täiesti eraldatud. Peale kajakate ei ole siin ja tiirude ja hahkide ei ole siin mitte kedagi. Aga vaatame ringi siis. See on selline natukene sõjaväe poolt üle käidud endise militaarse taustaga saar, kus kunagi oli 3 talu enne seda. Aga siis täna on siin vanad hooned ja siin saab igaüks tulla saarevahiks. Ja siinkohal tervitused Keri seltsile, kes on siis eelkõige, mina tean sealt fantastilist Peepu ja insenerist Janekit, kes kogu selle värgi siin üleval hoiavad. Nii et vaadake keri.ee, seal on veebikaamerad ja värgid kõik olemas. Ja igaüks saab panna aja kirja. Aga proovime siis lennata. Ja ma loodan, ma uuesti teletorni otsa või tuletorni otsa ei lenda. Näe, pere ilmus ka välja. Osa neist. Jah. See on siis saare tipp, selja taga on kajakatel, keeran korraks siia poole, paras paanika, sellepärast et tõenäoliselt olen ma kotkas, kes tahab nüüd ära süüa. Ja lähme vaatame ringi natukene. Ja siis siin all on nüüd Karin, see, ja seal taga on Oliver, kes saab enam-vähem hakkama siin saare peal 7-aastase kohta täitsa okeilt. Esimene maja, mida me siin näeme, või tegelikult alustaks sellest hoopis, et see saar on hästi väike. Vaatame tagasi korraks. Et ta on nüüd selline 400 korda 100 meetrit pikk. Väikene tükk, umbes 20 kilomeetrit Viimsist põhja poole peale Pranglit. Ehk siis Prangli paistab ja Pranglisse loodetavasti jõuab siit ka meie signaal, kui siit nüüd ühendus on teiega. Ma vaatan, 25 vaatajat on, ilmselt midagi on. 26 näed. Ja selline see saar on, nii et maja on siin täpselt keskel ja sinna saab siis igaüks tulla. Seal on umbes 10 tuba ja eks ta on selline natukene vana ja väsinud, aga kui ahi ära kütta ja küünlad põlema panna, siis on täitsa mõnus. Ja siin kaadris allpool on näha kopteri maandumisplats. Tervitused siinkohal Raivo Heinale, kes siin hiljuti vist käis. Siit saab pilti teha täna kindlasti. Teeme ruttu ära. Ja tuleme alla tagasi ja siis kõnnime edasi. Mul on sõrmed sõlmes. Kuulete mind või? Igaks juhuks küsin, andke mingi kommentaar või asi. Nii, kohe tuleme tagasi. Tšau Indrek, kuuleme, väga hea. Loodan endale mitte otsa lennata, sellepärast et päike just pimestas mu täielikult. Kuuleme hästi, väga hea. Tšau Tõnu, tšau Urmo, tšau Raul, kõik. Yes, Anton, Eve, yeah. Nii. Igaks üks ütleme. Ja siin ees on siis meil generaatorimaja. Ja generaatorimajaga on sükene pull, et seal sees on generaator. Ja see töötab bensiini pealt. Ja siis, kui keegi tahab saada elektrit majja, põhimõtteliselt igasse hoonesse, siis umbes liiter tunnis peab arvestama, et võtad bensu kaasa. Ja siis ta muudkui aga tiksutab siin ja annab siin mitusada vatti rõõmsalt välja, nii et kõik oma asjad ja värgid saab ära laadida, kaasa arvatud näiteks drooniakud. Vot, nii.
Siis järgmine, see on siis nagu Häärbergi maja või mina ei tea, mis ta nimi on. Elumaja, jah. Suhteliselt suur maja, seal on igasuguseid huvitavaid ruume nagu sideruum ja siis on seal nagu muuseumilaadne asi ja siis on seal majakavahi apartment ja natukene on räämas ja natukene on lahe ka ja saab hakkama ja täiesti köetav. Ja noh, ütleme nii, et kui ilus ilm on, siis siit terrassi pealt avaneb muidugi jõhker vaade nagu selline siin, ütleme selle terrassi pealt ja keerata siis siia poole, seal on ees on prangli, siis on väga ilus. Hommikul teed silmad lahti on siuke vaade, õhtul teed silmad lahti on siuke vaade, kogu aeg on siuke vaade. Vot nii. Et siis Saarevahi aknad ongi need siin paremal pool servas. Viimased 4, esimene on köögiaken. Gaasipliidiga saab süüa teha ja vesi on, noh, enam-vähem on toas olemas, täna läks natuke pump katki, aga teeme korda. Lähme edasi. Ega siin noh, väga palju pole jäänud, selles mõttes saab kohe otsa. Pumbamaja on see väikene roheline, mille sees on siis see pump, mis praegu väga hästi ei tööta. Ja vasakul on näha lipukene, viirg on siin väljas ja meie poeg hakkas täna ehitama siia lipu jala ümber mandalat, mis kohal siis tervitaks Angeeliat ja Mikk-Pedajat. Vot siin all hakkab looma mandala kividest, kes on selle pisiku meie poisile süstinud. Vot nii. Siis järgmine. Vaat siin nüüd oli 3 taluhoonet kunagi ja neid kahjuks muidugi enam ei ole. Mis aastal see majakas tehti? Esimene majakas oli puust, oli 1724, aga see praegune on 1858. Jah, vaatame seda varsti lähemalt ka, sellega on üks väikene ikaldus ka. Ühesõnaga selle saunaga on nii, et see saun tundub jumala äge, seda me siin varsti teeme. Ilmselt vaatame reedel võib-olla. Ja see on nüüd see päris ehe saun, ma saan aru, mis oli siin vanasti ka. Et ülejäänud majad on ära kadunud, aga see siis on alles. Ja merevaatega ja puha ja noh, super luks. Naerev kajakas üritab sauna korstna otsast. Jah, ja selle korstna otsas, vaadake, on üks kajakas, kes nagu on selle nagu kängi pealik, kes siis hetkel annab alarmi, et mingi jamps on tulemas ja hoiatab oma karja või parve või kuidas iganes neid siis nimetatakse. Kõige väga šef tüüp on. Läheme ütleme talle tere. Väga lähedal ei maksa minna. Vot siuke tüüp. Siis järgmine koht on siin on üks vana maja ase, kus oli siis kunagi üks taludest. Ja siin on, mis selle lennuki nimi oli? Vaata siin sellel talu asemel on sirelid ja kirsid ja tegelikult on tulemas päris hea kirsisaak ja päris hea metsmaasikasaak. Aga kuna siin on kõik nii hiline ja see aasta üldse on hiline, siis nende tulek võtab aega. Aga sealt edasi on lennuk Kaleva 40. aastal Vene lennukid pommitasid alla ja siis 93 vist oli see, kui Finnairi toel pandi siis mälestusmärk püsti. Et see oli Soome reisilennuk. Ja. Ühesõnaga seda saab siis pikemalt lugeda, keda huvitab. Ja siin, ega siin eriti nagu midagi ei kasva, kuigi see saar on palju reljeefsem, kui ma arvasin. Me oleme, ma arvan, kuskil, ma ei tea, 10 meetri kõrgusel merepinnast praegu. Ja siin on kõik asjad, mis siin on hästi madalad. Enamus on kibuvitsapõõsad. Aga vaat need siin need on miniatuursed kääbus kirsipuud. Või mina ei tea, mida asjad need on. Igal juhul need pidid kirsid olema. Ja need õitsevad praegu veits. Ja siin tuleb megakirsisaak, nii et kes tuleb siia siis sügisel, see saab kirsse popsida või veini teha või mingit värki, kui tuleb pikemalt. Ma avastasin täna siit ühe männipuu, mis on siia kasvama pandud. Ega siin enamus puid ei jää kasvama. Ja, aga see oli suur avastus. See on meil puukuur siin otse ees.
selle sees on puulaadseid esemeid, mida on võimalik tükkideks saagida ja ahju pista. Ehk siis siuksed vanad lauad ja palgid. Nii et nendega saab täitsa sooja teha. No ja siis on see põhiline värk, on ju, mis hoiab seda saart teatud mõttes ka elus ja asustatud, siis inimeste poolt on see kuulus majakas, mis on siis väga vana. Ja temaga on see jamps, et tal on vitsad ümber. Ja ta on natuke katki. Ta tegelikult töötab, ta hakkab varsti põlema. Aga ma sõidan teisele poole, siis näete. Et see on selline ainulaadne majakas, kus on sees jube lai trepp ja ta koosneb nagu 2 kihist, et on sisemine torn ja siis on välimine ümbris. Ja välimine ümbris teiselt poolt kuskil umbes 90. aastal vist hakkas varisema. Ja see vajab hädasti abi on vaja, raha on vaja, tuge. Aga võt riigi poolt praegu siin nagu abikätt ei ole, on ju. Nii et see vajaks, jah. Ta on küll vitstega kinni, aga nüüd on näha, et paremalt poolt on hakanud nüüd hilisemal ajal ka vaikselt tükke kukkuma. No see vits hakkab järgi andma, nii et siit on oht, et juhtub sama asi. Ja kui veel mõnda aega sai sinna üles torni minna näiteks loojangut nautima või kas või isegi mõni läks magama, sellepärast et see on nagu üks kiosk. Ma lendan veits lähemale ja proovin mitte jälle otsa lennata talle. Siis nüüd pandi see Veeteede Ameti poolt rõõmsalt kinni. Enam sinna ei pääse. Päris täpselt aru ei saa, miks. Aga ju siis ei meeldinud. Mis on hästi kurb. Aga pääseb siia selle platvormi peale. Teise platvormi peale. Jah, võt sinna pääseb. Ja seal me siis aeg-ajalt käime, nii et kui te meile nüüd tulete enne laupäeva siia külla, siis me saame teid sinna lasta rõõmsalt. Vaat nii. Võtmed on alati saarevahi käes. Ja. Ilma võtmeta ei pääse sinna. See siin all on paadikuur, veits küll mitte kasutuses ja vana sadama koht on ka seal. Muideks sadama koht ja täitsa näitamata. Sisse lubatakse teiselt poolt ja võti on saarevahi käes. Ja siis see väiksem maja, mis siin majaka küljes on, see on siin on mingid vanad elektriseadmed ja värgid ilmselt, mis seda majakat siis jooksutasid ja mingid diisli asjad. Ja see teine tundub, et on ka, seal sees on isegi vist töötav diiselgeneraator, vana siis elektrijaam. Ja kusagil siin on näha sellised nagu kõrgendikud ja augud, seal sees on just ilmajaamad ja igasugused õudsed augud. Majaka puhul üks huvitav asi oli see veel, et kui 1906. aastal hakati siia puurkaevu tegema Kerisaarele, siis avastati, et sealt august tuli hoopiski gaasi, nii et 5 aastat see majakas opereeris gaasikütte peal. See on täiesti ainulaadne. Aga peale seda see väli lõppes ära, nii et praegu ta on ikkagi päikese jõul toimiv majakas. Maavärin oli, siis läks see auk umbe. Muide, selles vanas elektrijaamas on täna sees selline täiesti sürreaalne asi nagu väikene kinosaal. Ja siia võiks täitsa tuua mingi PÖFi eriväljaande mingil soojemal ajal. Nii et kui keegi nagu käpp võiks olla, siis võiks täitsa seda teha. See on selline paarkümmend inimest vähemalt mahutav, võib-olla rohkemgi 30-40 inimest mahutav või mingid kontserdid teha või. Natukene peab putitama võib-olla, aga jah, isegi vist on olnud ka siin, jah. No võt. Ja põhimõtteliselt, ja siis siin lõpus meil on rõõmsalt on selline viirg või? Viir. Nina, jah, mis on tegelikult siit näha, see ulatab 1,5 kilomeetrit või rohkemgi välja, et üleeile siin oli vist üleeile, jah, üks paat pani rõõmsalt sinna sisse. Ehk pani, tule, Margus, muidugi me ootame, võta siis liha kaasa, meil liha otsas, grillida midagi. Vaat selline saar siin me oleme ja ma loodan, et see tuul nüüd seda troonikast meil ära ei vii, et ma lendan natukene kaugemale. Ja Tõnu, ma kohe näitan seda sadama kohta ka, et sadama on siis sadamalaadne asi, sinna ei tasu tulla kindlasti, ütleme, purjekaga lähedale, et siis jullaga, et seal on kivid. Aga siin on siis näha, et praegu jääb see sadam umbes teletorni kupli taha, võt nüüd. Ja ma kohe lähen sinna kohale ka.
Vanasti oli sadam siin vasakul, kus on näha see esimene hoone vasakul, mis on siis paadikuur. Muide, siin saarel on veel üks huvitav asi. See on üks surnud hüljes, haiseb jubedalt. Korra siis lähen sinna sadama poole ka. Aga päriselt, jube ilus on. Natuke räämas on ka, aga midagi ei teha, et on niisugune nostalgiline militaarvärk, aga tegelikult on ikkagi ilus ja omamoodi. Ja eks siin on enam-vähem selline temperatuur, mis on siis ümbritsev meri, et ütleme, väga soe just ei ole. Haisu edastusvoogu mul siin ei ole, Indrek. Midagi ei ole teha. Ma näen neid kommentaare jube pisikeselt, et kui raske on tegelikult vastata, kui sa samal ajal pead mitte üritama kuhugi otsa lennata. Ja, ma sul teen siin, vaat siin on näha nüüd see, eks see räämasus on jah, aga siin võiks teha tegelikult, ütleme siin, kes siia tuleks, vaat see sadam on siin nüüd näha, et kes siis tuleb, siis kummipaadiga on siia täitsa hästi saab tulla, seal on veel igast nöörid abiks. Aga räämasusega on siin niimoodi, et eks siin olid just äsjaga talgud selle maja juures ja üritatakse seda asja siin ikkagi nagu mõnusamaks teha ja on siia pandud sisse vesi ja on siia pandud sisse isegi internet ja on terrass ja siis üks tuba näeb päitsa nukukas välja, mis vist see aasta teeme ära raames tehti. Kohe näha, et naiselikku puudet on seal nagu tüllkardinad ja asjad. Aga seda võiks siin veel teha, et kes tuleb, see võiks olla aktiivne. Valgelaeva ootamise toolid mitme koha peal. Jah, lähme istume sinna. Mina remontisin... Sa ei saa tiirudega võistelda. Mina remontisin siin ära näiteks kuuri uksedena. Jeei! Et midagigi kasulikku teha. Ma tulen korra meie juurde, siis me vist hakkame tšau ütlema, sellepärast, et mul saab mobiili aku varsti tühjaks. Ei ole vist hea. Kui nüüd tiirud meie drooni maha ei võta, siis... Kole muidugi nädala selgroogu võib murda, aga me ei taibanud siia nagu kaasa võtta eriti midagi. Me nüüd tuleme siin, aga siin linnud ei ole eriti rahul selle olukorraga. Et... tulen natukene lähemale siia. Et kipuvad ründama need tiirud, nii et siin on põhimõtteliselt, meil ei ole küll praegu kaasas, siin on kiivrid tiirude vastu, sest et nad virutavad ikka vastu kuppu siin korralikult. Ja sellised jalgrattakiivrid on täitsa abiks. Aga ega nad niisama ei viruta, sa ei tohi lihtsalt teatud kohtadesse minna, mis on nende omad. Nii et täitsa vahva, et kui siia tulla, siis sööki, jooki, puid ja bensiini. Ahjupuid või mingid sellised on mõistlik kaasa võtta, see on mugavam. Igasuguseid sööke, värke ja gaasipliit ja täitsa okei, nagu kuskil maal oleks. Et ära ei saa minna ja poodi ei saa minna. Et selles mõttes on lahe. Ja paljalt ei saa siin väga käia, sellepärast et siin tornis on webcam, mitte et ma tahaks, aga igaks juhuks. Kuulge, aga siis tšau, et me oleme siin mõned päevad, kes satub, siis tulge läbi, et laupäeval ilmselt lähme ära. Ja ma tean, et mõned äkki siin isegi tulevad reedel. Tšau! Ja jutt kostab veel. Ütleks midagi rõvedat. Ühesõnaga, ma ei tea, kas vist midagi kostis ja tuli, aga sai proovitud, vist salvestus jäi ka pärast vaatama ja siis on piinlik. On ju? Ja, märkasime, Liina. Vaat selline saar. Siin me oleme. Middle of the nowhere. Jumala äge. Tulge ka. Tulgeme koos, veel ägedam oleks tegelikult siin mingi seltskonnaga olla, et siis on nagu seltsi segasem ja saab meestega võib-olla mingi suurema ehituse ette võtta siin. Üks põhjapoolsemaid tükke Eestimaast. Jah, kõige põhjapoolsem on Vaindloo, aga see on siis järgmine. Päris kõrgele läksin. Mingi ilge tuul on siin ka tegelikult natukene, aga ilus on ju. Võt siin all on nüüd väga fotogeenne. Kuulge, ma nüüd hakkan pilti tegema. Ja, tšau! Oota, kus see kinni käib? Mul ei õrna aimu, kus see kinni käib.
Okei, tšau.